Sõlmime mandleid. Mandleid peetakse süstikpitsis kõige keerukamaks elemendiks, ilmselt sellepärast, et nad nõuavad üsna suurt käteosavust. Mandleid võib sõlmida abivahendiga või käe pealt, mina eelistan neid käe pealt teha. Minul on 2 süstikut, kuid tegelikult võib mandleid sõlmida ka ühe süstikuga ja teine niit jookseb kerast, et see oleneb mustrist ja värvidest. Ja mandli tegemine sarnaneb natukene nagu kanga kudumisele, et me tõmbame lõime ja siis hakkame põimima sinna ümber. Ma võtan oma selle süstiku, mis on nagu kaareniit või siis kerast tulev niit, kuidas töö on. Hoian pöidla nimetissõrmega oma tööd kinni ja kõigepealt lähen ümber teise ja 3. sõrme ja tulen niidiga üle nimetissõrme ja võtan pöidla alla kinni. Nüüd lähen ja käin ümber väikese sõrme. Tulen jälle pöidla ja nimetissõrme vahelt läbi ja panen süstiku siia sõrmede vahele kinni. Nüüd on mul tekkinud nagu kanga kudumisega sarnaselt lõimed ja me hakkame käima siit pealt ja alt ja põimima mandlit. Mustritel on enamasti numbriga näidatud, mitu korda edasi-tagasi peaks käima. Meie teeme täna 10 korda ja see 1 kord on siis nagu edasi-tagasi liigutus. Nii et hakkame põimima alt, pealt, alt, tõmbame siia kokku ja tagasi tuleme siit alt ja tõmbame kokku. Mina iga kord süstiku otsaga sätin, et need põimingud satuksid ilusasti ja nii nagu mina tahan. Teine kord. Kolmas kord. Praegu kasvame laiusesse oma mandliga. Neljas kord. Viies kord. Nüüd me oleme mandli keskel, sest me pidime tegema 10 korda edasi-tagasi. See tähendab, et siin võiks olla saavutatud maksimum mandli laius. Ja me võiksime tasapisi hakata liikuma kokku poole. Kuus. Vaatame, et süstikust läbi ei lähe, tuleks torgata külg ees siis. Nii, 7. 8. 9. Ja nüüd tuleb viimane 10, millega me võiksime juba päris tihedasti kokku tõmmata. 10. Lükkame siit. Nii. Ja meie mandel on selline. Nüüd laseme süstiku rippu. Võtame sõrmede vahelt süstiku, laseme selle ka rippu. Ja võtame väikese sõrme ümbert niidi. Ja nüüd proovime kummast niidist tõmmates, meil hakkab lühenema see sõrmede ümber olev niit. See on siit tagumisest. Ja tõmban selle niidi siia
kuni lõpuni. Ta tahab väga krussi minna, nii et ma hoian näppude vahel nii kaua kui vähegi võimalik. Nii. Nüüd ma võtan selle süstiku, mis mul oli sõrmede vahel kinni enne ja tööd näppude vahel hoides tõmban siit süstiku niidist niidi ülesse. Ka see niit tahab väga krussi minna, nii et hoian sõrmedega kinni ja tõmban lõpuni ja saimegi mandli.